meie elu on läbi. Elu on läbi. Meie oleme Sandra ja Hans ning koos oma ustava karavan Molliga sõidame me ringi mööda Balkani poolsaart. Näitame, kuidas päriselt autos igapäevaelu käib ja avastame eepilisi kohti, nii et kinnita turvavöö ja ühine meiega, sest sellest tuleb üks vinge seiklus. Joonu teeb. Snorgeldab. Mis Joonu teeb? Skinni tippima nüüd. Mine talle sinna läheb. Ujud alt läbi niimoodi. Liputamine all another level lihtsalt. Täna on viimane päev, kui Kristjan siin veel terve päeva saab olla. Homme juba hommikul vara lendab tagasi Eestisse. Nii et ette võtame ühe suurema matka. Vaatasime, üks lähedal on siin siuke 10 kilti, läheb nagu kõrgele mäkke, et siis peaks ilusad vaated olema, et vaatab, mis saama hakkab. Saab palju? Saarüüd. Today's episode. 2 men, 1 mountain. 2 men, 1 mountain. 1 Molly. Bye-bye, Molly. No Molly. No more Molly. No more Sandra. Just 2 men. Just 2 men in 1 forest. 1 forest. Will they survive? Stay tuned. Aga jah, lähme mäkke matkama. Pildi pealt vaatasid, ei olegi nii hull. Mis oli? Alt-Railsist vaatasime. Alt-Railsist vaatasime. Siuke narnundu vahet. Rahulik võtsa. Nüüd vaatasid. Nüüd oled nagu... Peame sellest seinast üles ronima. 10 kilomeetrit, ma arvan, et siukest mägiteed, see on siuke normaalne challenge. Ma olen ikkagi vansidega siin, eks ole. See mees teab, mida ta teeb. Valmistanud. Samas, kui sa vaatad seda seina ees, siis nagu one's off the wall. Küll see läheb juba päris oluliselt. Lähe tagasi. Arm sein ikka. Siin on Kreeka lastevangla üle annetud. Pistetakse siia puuri. Matkamehe pro tipid. Alati tasub teha screenshotte. Kui neid ära läheb, siis on kakapuuks. No kui väga pekkis on, siis mul on Google Maps alla laetud vähemalt siit kandist, nii et... Saad laadida mingi Google Maps alla? Saab. Pro tipp. Tundub, et on hästi. Rada on märgistatud. Ma arvan, et 50 meetrit on kõnnitud. Pults on juba laes. Ma ei usu, et me väga palju käinud olema. Aga rada on suht intensilt üles mäkke läinud. Kui enne näha oli, sein oli ees. Aga nüüd ma tunnen, et peaaegu nagu sirge pinnas. Päris mõnus on käia. It's all gonna be worth it. Ei kindlasti.
tahtsin seda teha. Ootasin, millal see tuleb, et ma seda teeks. Ma ootasin seda väga pikalt. Üksi on ka nagu siuksed suuri mägesid nagu natuke mehv vallutada. Jah, sa ei saa seda emotsiooni jagada. Siit üles. Ma leidsin maast 50 senti. See pole võimalik. Ma õnn on pöördunud. Selle sealt palju pealt alla viskama. Ei, ma ostan elud selle ära eest. Nii, mina lennutasin drooni ja kuna mul ainult üks aku praegu kaasas, siis teine oli tühi. Mõtlesin, et äkki ma saan extendida kuidagi seda lennuaega. Ja panin puldist laadima drooni siis ühesõnaga. Ja tundub, et töötab. Tuled vilguvad. Õppisin jälle uue asja ära. Vaata nüüd. Elu on ikka tore. Ja veel hea uudis. Me oleme peaaegu tipus. Aga me tahame veel sinna poole minna. Seal on nagu siuke kalju nukk. Kuidas on? Mäed meeldivad? Mäed meeldivad. No, päris Munamägi ei ole, aga muidu on okei. Korra mõtlesime, et läheme ronime sinna otsa. Aga me oleme juba piisavalt teelt kõrvale läinud. Ja siin ei ole otsas sükest teed, mis sinna läheks. Ja see kalju tundub suht järsk. Ja samas äkki oleks cool. Lähme natukene edasi. Vaatame. Lihtsalt piilume korra, vaatame. No kuidas on? Potentsiaalne või? Ma ei tea, kuidas me sinna otsa saame, aga selles suhtes, et mina mägirannimisega pole kunagi tegelenud nagu sükses mastaabis, et kui tundub, et on ohtlik, siis pigem ei tee. Aga nagu seal nagu vahel tundub nagu siuke pragu olevat, et äkki. Man. No see on järsk. Nüüd on ehtsalt seinast vaja üle ronida. Üles. Vaat siia siis. Kukkuda ei tasu. Oleme tipus ja? Ei tohi alla anda. Lihtsalt ei tohi alla anda. Mõtlesime küll seal vist. Seal üleval jah, et ei tea nagu. Kaugel ja. Kaugel ikka näe. Siin on järsk.
That's nice. Vaatasin teda iPhone'i Elevationit ka, siis ta näitas kuskil 800-900 kuskil sinna vahele. Et siit alla ma usun, et läheb mingi 700 meetrit ikka praegult. Päike paistab igale poole mujale, kuid mitte siia. Tuleb kerge jalutuskäik alla teha nüüd. Siia. Mägi, mis tundus kaugelt natuke võimatu, oli isegi päris äge ja päris tehtav. Esitaks ikka loo moraal. Ei tohi kunagi asju hinnata, kui see lähedalt ei näe. Hästi tegema. Good job. Järgmise korrani. Käed nii külmad, et nukk oli valus anda. Vaatame, kas läheme sama teed tagasi või läheme uut teed. Me oleme siin, eks ju? Ei, me alustasime siit. Okay. Ja kuskile siia. Just äkki kas see, äkki on see kivi võib-olla. Siis peaks tagasi minema siit niimoodi. Ja see kõik siin on asfalt. See osa siin. See on siuke nagu. Olime siis valiku ees, kas minna tagasi. Tulime või minna pikemat teed ja olime pikemat teed, siis me oleme alfa. Ja siin on suht süüke udu umbe läheb sõrade. Ja me ei leia nagu märgisid praegu, aga me enam-vähem suunda teame, nii et pole hullu. Selles suhtes natuke kitsas on. Mul lühikesed püksid jalas, nii et natuke torgib ka. It is what it is. No, siuke tee on siis. Saab läbi küll. Pole just suuremasi kinnisvaraga. See vibe, mis siin praegult on. Kuldne tunnik on ka saabunud vist enam-vähem tundub niimoodi. Tulema ja haud vaikus, ainult linnulaul. Rohi on rohelisem kui... Ma ei tea, mis see siin. Mis saab veel roheline? Mis saab veel roheline olla? Shrek. Rohelisem kui Shrek. Järjekordne võit selle poolest, et sai ikkagi pikem tee tagasi valitud. Mägede vahel looklev tee ja vaated, mis sellega kaasnesid, on siiani mälupilti kõrvetatud. See muinasjutuline mets oma kirka rohelise muru ja kuldsete männilatvadega tekitas tõelise rahutunde, mis viis vähemalt hetkeks ära kõik mured. Vaatasime siis kaarti. Nüüd on õnneks suke autotee. Ja 3 kilti on seda teed veel minna, nii et ei midagi hullu. No nii, tegin kiire researchi. Vaatasin, need teed on nagu väga ilusad siin. Vallid on kuidagi äärde lükatud ja niimoodi. Siuke ei näe välja nagu tavaline siuke metsavahetee, ütleme nii. Ma tean, et siin kandis sõidab Vertsu ralli ka läbi ja tundub, et 2023 aasta SS3 rada sõitis siit samast läbi. Me oleme siin, kus Tänak sõitis. No nii, meie matkake hakkab läbi saama. Väga hea oli. Kristjan kiitis seda matka, ütles väga Very good hike. Väga erinevad vaated olid selles suhtes. Ja väljakutsu ka natuke ikka alguses oli, mis me panime mingi 300-400 meetrit sisuliselt mingi 2 kilomeetriga üles, mis on päris korralik elevation gain. See algul tõmbas jalad suht makaroniks, aga siis tegi väikse puhkuse, vett ja nüüd tagasi auto juures. Vaatame, Sandra ka alles on, et siin on
TV, welcome to my crib. Czechoslovaki. Suvlaki, Gdje Suvlaki? Mis me edasi teeme? Buongiorno. No lennujaama lähistele on mingi 2,5 tundi sõita, nii et that's what you gotta do. Tavai, hakkame sõitma, siis me... Minema. Jätsimegi hüvasti selle regiooniga ning sõitsime otsemaid kaotatud kaloreid tagasi hankima. Ja juba oligi kätte jõudnud varahommik, kus Kristjan jättis meid omapäi seda seiklust Balkanimaades jätkama. Hommik teist korda. Varahommikul viisime Kristjane lennujaama, siis tulime ise kuhugi tühja parklasse ja pöönasime veel edasi, et praegult on kell juba 11 saanud. Et sai nagu hea unele uuesti, aga ikka on veel süke eilsest matkast süke natuke väss olla. See tähendab, et täna tuleb võtta rahulikult ja viime pesud pesema. Sandra siin on otsinud hommikul läbi. Hommiku läbi täiega. No tund aega. Ei vähem ikka, ma natuke vaatasin lihtsalt, mis tee peale jääb. Pesumaja üles leitud, sai lõkkehõng ja mustus riietest välja pestud. Värske riidekapiga liikusime edasi uusi teid avastama ilma suurema plaanita, kuhu me tahame minna või kuhu välja jõuda. Siin on mulla hunnikud. Ja kuhu me lähme? Sinna mäe otsa, seal on mingid kivid. Kindlasti mingid hästi vanad kivid. Mingid kivid on, jah. Seal oli tegelikult mingi sildike ka, aga ma ei läinud nii kaugel, ma ei viitsinud. Jaa, eile olin mina küll täielik laiskvorst, aga tänaseks tundub, et on kõik taastanud. Võib uue matka ette võtta, kuigi see ei tundu väga kaugel. Mis see on? See on Luterai Archaeological Site. Vaatame, kas saame tasutada vanu kive vaadata või ei saa. Tundub nii kahtlane koht, kus midagi küsida. Ma ei tea. True. On küll, jah. Kivid on päris ilusasti lõigatud. Siit saab sisse. Vaatame, mis me siit leiame. Mitte midagi. Siin palju ei ole, jah? Mingi müür on siin, jah? Onid kive. Aga väga ilusasti lõigatud selles suhtes. Siin on küll sirgelt, aga siin on ka vääralt, eks. Täpne värk. See on ikka aige, kuidas terve see pool mäge, kust tee vahelt läbi jookseb. Kõik puud ära põlend. Sest et eelmise aasta suvel olid Kreekas suured tulekahjud, sest et siin on nii kuum. Kõiges põlema. Neid kohti on nagu näha ikka mõned on. Ma olen Google Mapsi ka vaadanud mõnikord ja siis sealt isegi on näha, kuidas on. Järsku on nagu roheline ja siis on pruun. Saab kohe aru. Ja siin tunduvad metsi ka, siit olevad palju siin. Ja tuhlamine on käinud. Nagu oleks maa seest midagi otsitud. Mu vanaemal oli ka siin. Kogu aega, tal olid vähe pisemad. Tal olid pisekesed ikka. Siin on ikka, noh. Siin on ikka terve maa künstud lihtsalt. Kerge terror on siin käinud. Aga ei saa pahaks panna, loomad tahavad ka süüa. Mul läks nüüd kõik kroksid mulda täis. Nüüd on infotahvel. Aha. See on ainult üks osa siin. See oli veidi siuke. Läksid kuskil alla välja. Näe, võib-olla seal on näha midagi. Mäe peal. See on nagu säilinud, vaata. Ei tea ka. Fortress. Before Christ. See on mingi 2400 aastat vanassi. Selles suhtes väga impressive. See on täitsa näol. Elefera kindlus on ristküliku kujuline ehitis 860 meetrise ümbermõõduga. Selle seinad on väga peenelt lapitud ja mõned tornid seisavad siiani päris kõrgelt. Eleferat usuti olema Kreeka jumala Dionüüsuse sünnipaik ja see koht omab suurt tähtsust Kreeka kindluste ja usuliste kommete mõistmises.
ega need ilmad väga soojamaks ei lähe. Pesus peab käima ja väljas teha seda on ikka nagu siuke jahe. Siis on väike nipp juuksed ära, siis on palju vähem aega vaja pesta neid. Nii et tundub, et täna läheb siiliks. Liikudes mööda väiksemaid Kreeka teid edasi põhja poole, saime nautida üksteise seltskonda koos mõne koera või muu loomaga, keset lagedat limniliiki järve paisuala. Veetsime seal päris mitu ööd, kuniks isu täis sai ja oli taas aeg uusi alasid vallutama minna. Tulime siis Ateenast ülespoole mööda sisemaad ja ega siin nagu väga midagi vaadata ei ole. Vaatasime mäpi pealt mingi huvitav sükke. Teagi, mis asi see on. Nüüd järved ja siis meri on siin nagu kõrvuti vist. Nagu mingi pool saarest ja tuleb väike välja vaata. Nagu siuksed nagu näevad kaardi peal mõned sadamad välja niimoodi. Mingi paun. Tulime lihtsalt vaatama, sest ma ei tea mitte midagi nagu erilist siin lähedal rohkem vaadata ei ole. Ja hirmus prügin on. Me mõtlesime korra, et jääda siia ööbima. Me tegelikult mõtlesime algust, et me ei jää siia ööbima. Siis ma korra mõtlesin, et võib-olla. Ma vaatasin prügi. Ja siis ma vaatasin edasi. Veits prügi. Veits prügi, aga jah, sellest vist ei pääse. Mikroplastik. Kõik on plasti täis. Sellepärast on pudelikorgid nüüd pudelite kõrjas, näete ja kõik on igal pool pudelikorke täis. Prügi on nii palju, et täitsa kole vaadata ka, et vaatame edasi kuhugi. Kuigi ega siin seda lootust ei ole, et väga mingi prügi väheseid kohti oleks. Eilne koht oli okei, enam-vähem. 28 kilti on sinna, kus need puudega rannad, kuidas ma ütlen? Puudega rannad? Need Park for Nightis on puumärgid, vaata. Ja, okay. See on siuke nagu beach, vaata, kus inimesed nagu on ka. Tere kutsu! Me ei pea koduloome omamagi, meil on igal pool on erinevad koduloomad. Oled lendavad maha. Tahaks veel. Pool lendab maha, Oho, ta näris isegi. Enne ta reaalselt kingas nüüd öelda. No. Nii tunne lõhna. Nina tunneb veel midagi. No, te peate siin ka ju. Kurat, nalja peate. Ma olen igal poole. Täiesti haige vend. Ei saa aru. Aha. Näpuga pead ette näitama talle. Siin on ju veel maas. Ei tea või? Nina all on sul. Literally. Me elu on läbi. Elu on läbi. Ei, tegelikult me living the dream, eks ju? See on mingi 2 otsaga siin lihtsalt. Expectations on living the dream. Reality on nagu see, et you're living the dream, but it's not what you expected. Võib-olla ootused olid liiga kõrged, kui me läksime siia reisile. Siis on liiga palju seda sitta vahele võtsinud ja siis on nii ära väsitanud. Seda ka. Praegu on see kuidagi, et sa oled nagu siin Kreekas, sa vaatad siin ümber mingi see mingi. Ma ei saa aru, miks, nagu, ma ei mõista seda, miks see nagu Kreeka hetkel nii peldik on. Nagu ma vaatan ringi, ma olen mingi
nagu kuskil, ma ei tea, kuskil Eesti päraperses Agamäed. Nagu Eesti, ükstapuha, mis Eesti rand on ka ilusam, kui mis see siin toimub praegu, et see prügijunnik on lihtsalt prügi on tõesti liiga palju igal pool. See on kohutav. Kui mingid kohad on see, et vaata siia, vaata sinna, aga kui sa sealt nende vaatamisväärsuste juurest välja lähed, siis nagu... Siis on siuke nagu mingi, nagu näevad välja nagu mingi maha jäetud või lõpetamata mingid asulad ja mingid, nagu ma alguses ütlesin, siis kui me tulime siia, siis me sattusime ka hästi palju siukeste kohtadele, siis ma ütlesin, et see on nagu nagu Hispaania, aga suht rätšetim ikka. Et Hispaanias ma ei mäleta seda, et oleks mingi siukseid hästi palju mingid logutikke ja asju olnud. Võib-olla me ei sattunud õigete kohtade peal, aga ikkagi me sõitsime rannikut tegelikult siiamaani ja nagu Hispaania rannikud on ikka nagu they are pretty, nad on tehtud ka ilusaks. Ärge nagu maha lööge inimesed, kes on mingi Kreeka fännid ja käivad Kreekas, siin on ilusaid kohti täiega palju, aga lihtsalt me kuidagi, kui sa lihtsalt sõidad ringi autoga, siis sa näed, kui palju tegelikult on seda mingit prügi ja siukest lagunenud ja siuke nagu mingi kiviajas elaks inimesed. Nad elavadki oma nende vanade kividega siin arheoloogiliste leidude ajas. Need on uhked selle üle. Just nägin mingit statistikat, kes on enda riigi ajaloo üle kõige uhkemad, siis kreeklased pididki olema nagu kõige suurem. Neil on tegelikult lahe ajalugu ja see kõik need kohad, kus me oleme käinud, on ka lahedad. Lihtsalt mingid need osad Kreekast on siuksed. Tahaks nüüd sõita mingi ülikiiresti kuskile, kus on ilusad. Ja mul on praegu täpselt see tunne, nagu ma tahaks nagu minna kuskile kohta, kus oleks palju teha ja vaadata, aga ma ei ole veel nagu väga selgusele saanud, kus oleks. Ühesõnaga eile mul oli veits identiteedikriis. Ma ei teadnud, mida ma teha tahan. Kuna see karavani projekt on põhimõtteliselt nii valmis, et ta enam ei ole põhiprojekt, siis ma ei teadnud, mis mul nagu, kus on see suund, kuhu ma liikuma peaksin nüüd edasi? No kuna ma rääkisin Hansule, et ma ei tahaks, et see karavan, ma tean, et seal on nagu igast mingid asju veel teha ja ma ise ei ole väga huvitatud enam kõik enda raha sinna karavani alla panemast. Siis mul on siuke tunne, et me nagu, ma tean, kui palju selle juures veel mingid asju teha on, saaks alati mingi nipet-näpet asju teha, aga siis põhimõtteliselt jälle käid tööl, kogud seda raha, et panna see kõik karavani alla, sest need asjad maksavad lihtsalt nii palju. Ja siis jah, kuna ma ise tunnen, et meil on praegu tähtsamaid asju võib-olla, mida peaks tegema, näiteks peame siin pulmade jaoks raha koguma, ma tahaks minna trippima kuskile nagu väljaspool Euroopat ka, et nagu kuidagi, et mu nagu siht oleks täiega kuskil mujal, ja siis ma ei tahaks, et see oleks nagu Hansu põhiprojekt või okei, nagu meie, See võiks olla kindlasti sinu projekt, millega sa tegeledki, aga võib-olla nii nagu tegelevad enda side-projektidega teised inimesed ka. Tahaks nagu elada millelegi muule kui see karavan. See ongi probleem jah, et me oleme praegu elanud selle nimel. Algus oli nagu tore, kui me tulime. Ei olnud, see oli suht kiirelt. Esimene nädal oli juba meil kopees. Ma ei tea, algul oli ilm, eks ju, kogu aeg, mis meil perses torkis. Siis oli mingid autoprobleemid kogu aeg. Nüüd me oleme 3 päeva olnud, nii et ei ole probleem olnud. Ja siis nüüd on see probleem, et Kreeka lihtsalt ise tundub natuke mõttetu hetkel. See piirkond vähemalt, kus me oleme. Et nagu nüüd on nähtud, aga kui me nüüd liiguks põhja poole, siis me nagu selle sooja pärast, mille pärast mina nagu siia tahtsin tulla. Sellest me jääme ilma. Aga see on nagu jälle see, et okei, me ootame neid paar päeva sooja siin on ja mis läheb niikuinii suht sama jahedaks, nagu on juba põhja pool, siis nagu ei ole enam vahet. Ja samas isegi, kui siin oleks paar kraadi soojem, siis see vedelemine kassiks ära. Nagu minul kassib hästi ruttus ära. Kui päike oleks, saaks videoid teha edasi ja sellega tegeleda. Seda küll, aga see ongi see, et sa ei taha seda kogu aeg teha. Siis on jälle nagu sa teeks mingit rutiinset asja. Tahaks vahepeal nagu nii, et me käime täna mingi ülilahades kohas, filmime midagi, teeme ja siis võib 14 nädalat oleme olnud praegu. Nice. Ja 7 nädala pärast me peame olema Istanbulis. See on pool meie reisi ajast. Ja meie hetkene natuke struggle, mida me mõtleme, on see, et kas me peaks nagu rahulikult, nii et me käime ringi, vaatame, sõitma nagu kohe Eesti poole
või me tegelikult tahaks nagu megalt minna Istanbuli ikkagi, aga lihtsalt see vahemaa, mis siin on nii väike ja siis meil on nagu, ütleme, 6 nädalat. Tahaks nagu võib-olla niisugust looduse poolt. Siin on nagu puud on raagus, sügismasendus on mingi. Mina tahaks ka veel mitte looduse poolt. Või siis looduse poolt, mis on hästi epic asi kuskil. Me läksime mingi koopasse. See on loodusega, see on lahe. Ma ei tea, mul on midagi muud võib-olla reisimist vaja, aga noh, eks me õpimegi ju niimoodi, mida me tahame teha, mida me ei taha teha. Me tahaks minna Istanbuli, sest meie pere tuleb sinna ja ma tean, et see nagu aeg Istanbulis on kindlasti sitaks lahe. Aga see vahepealne aeg, et see kõik see aeg ära sisustada tundub veits raske. Aga äkki me leiame mingi kohad, kus on huvitav ringi käia rohkem. Kui kiiresti saab kõik väga valesti minna ja millise raske otsuse me vastu võtsime? Et teada saada, pead järgmist osa ootama jääma.